Hea vaataja, täna räägime elu mõttest, identiteedist, ärevusest. Elame ju ühiskonnas, mis on parajasti kogemas sellist kollektiivset tähenduste läbikukkumist. Ilmalik ühiskond ütles meile, et igaüks on oma õnnesepp ja igaüks annab oma elule ise tähenduse ja mõtte. Ja suurt tähendust ja ühist mõtet pole üldse otstarbekas otsidagi, sest seda lihtsalt ei ole. Meid ümbritseb kaos ja juhus. Ja kui seda suuremat tähendust on pakutudki, siis see on olnud alati kellegi võimu instrument, nii nad väidavad. Ja ütlevad, et me ei vaja sellepärast ka suuri narratiive, millega meid nagunii petetakse. Me oleme vabad ja otsustame ise, kes me oleme ja mida me elult tahame. Meie põlvkonna ilmalikud teekaaslased ütlesid 90ndate alguses, kui meist asja ei saa, sest me oleme niigi rikutud selle Nõukogude okupatsiooni aja poolt, siis vähemalt uus põlvkond elab õnnelikult ja tähendusrikkalt. Ja selle nimel ka teele mindi. Nüüd on 35 aastat möödunud. Oleme jõudnud tõdemuseni, igaüks on ise oma õnnesepp, igaüks annab oma elul ise tähenduse või võtab selle, kui aeg saab otsa. Siinkohal meenub mulle Johann Wolfgang von Goethe lugu Võluri õpipoisist. See lugu sai tegelikult kuulsaks hiljem Walt Disney multifilmile, tänu selle multifilmile, mille peategelane oli Mickey Hiir. Aga tuleme ikkagi selle algse loo juurde. Võlur läheb reisile ja jätab töökoja juhtimise õpipoisi hooleks. Õpipoisi tähtsamaks ülesandeks oli jõest vee toomine. Poiss otsustab võlurilt õpitud loitsu abil lihtsamini läbi ajada ja paneb luua enda eest vett kandma. Kuid ta oli ära unustanud, kuidas luuda peatada ja see tassis vett. Paanikasse sattunud poiss läheb kirvega luua kallale ja lööb selle pooleks. Kuid mõlemast tükist saab võlu jõul uus luud. Oh häda, nüüd tassib töökotta vett juba 2 luuda. Kui vana võlur naaseb koju tagasi ja palub poiss abi ja ütleb, ma ei saa neist vaimudest, keda ma kutsusin, enam lahti. Võlur peatab loitsu ja päästab töökoja üleujutusest. Kaasaja ühiskond kogeb hetkel kõikvõimalike tähenduste üleujutust. Igaüks oma luuaga või 2 luuaga või 3 vehib ja veab vett kokku. Igaüks on ise oma tähendus ja õnnesepp või ka siis sosssepp. Kuid siduvaid ja sügavaid tähendusi ei ole. Nagu Martin Heidegger ütleks, meid valdab hirm, et me ei ole keegi. Ja see hirm ning äng, ärevus saadab meid läbi elu. Kiirenev elutempo ja multimeedia maailm on seda vaid võimendamas. Selles hirmu ja ärevuse õhkkonnas pakutakse abiks väga erinevaid vaimseid praktikaid, nagu mindfulness. See on praktika, mis keskendub hetkes olemisele ja teadlikkusele oma mõtetest, tunnetest ja ümbritsevast keskkonnast. Eesmärgiks on aidata saavutada rahulikku ja selget meeleseisundit, kahandada stressi ja ärevust. Muidugi sobivad selle saavutamiseks ka erinevad meditatsioonivormid.
Neid reklaamitakse sageli nagu mingit imerohtu kõigile probleemidele, sealhulgas ka ärevusele ja stressile. Tõepoolest, need on muutunud väga populaarseks. Ühendkuningriigis tegeleb erinevate meditatsioonivormidega umbes 1/4 elanikkonnast. Ja riiklik tervishoidki on hakanud neid vorme soovitama ja isegi ka rahastama. Eestiski leiab uus vaimsus rohkesti järgijaid, kuid erinevad autorid on andnud sellele suundumusele ka kriitilisi hinnanguid. Nad ütlevad, et väiksema intensiivsusega võivad need praktikad anda tõepoolest ajutist lõdvestust või mingi placebo efekti, kuid need ei ole mingi imerohi. Mitmed uuringud näitavad, et meditatsioon võib teatud eelsoodumuste korral hoopis ärevust süvendada või esile kutsuda ka äärmuslikke seisundeid nagu paranoia ja pettekujutlused. Intensiivsemad ja pikemad meditatsioonipraktikad võivad inimese muuta äärmiselt haavatavaks. Meie psüühika võib muutuda nii-öelda lahtiseks haavaks. Mõnikord julgustatakse neist hädadest hoolimata ikkagi edasi võitlema. Eriti kui usutakse, et meditatsioon on ainus tee. Tagajärjed võivad olla vägagi kurvad. Sellised praktikad lubavad, et sa hakkad end paremini tundma, kuid tegelikult võib olla tegemist ka eluprobleemidest põgenemisega. Enamus sellistest vaimsetest praktikatest häkivad tuntud religioonide vaimseid elemente, eemaldades neist religiooni õpetuslikku sisu ja uskumused. Alateadlikult tunnustatakse siin ideed, et reaalsus on põhimõtteliselt mõttetu, kuid sa võid selle mõtte ikkagi iseendas leida või luua. Kasuta neid vanu vaimseid praktikaid, aga sa ei pruugi kõigesse muusse uskuda. See muu on nagu ajast ja arvust. Tegelikult me vajame oma elule siiski tõelist tähendust. Tähendust, mis koordineerib ja muudab meie elu erinevaid kogemusi selliselt, et isegi negatiivsetel emotsioonidel oleks ka tähendus. Me ei pea tingimata igal hetkel tundma end kuidagi paremini, vaid me vajame tähendust, mis mõtestab seda, mida me tunneme ning annab meie elule eesmärgi ja väärtuse. Näiteks kurb muusika ei tähenda negatiivsetele tunnetele järeleandmist, vaid see võimaldab anda neile tähenduse ja kanda meid läbi elu pimedate hetkede. Isiklikult olen õnnelik, et kasvasin kristlikus kodus. Just seal anti mulle kaasa elu kauneim tähenduste bukett. Midagi, mida kaasaegne vaimsus ei suuda kuidagi pakkuda. Siin ei ole tegemist vaimsuse äkkimisega, vaid tasakaalustatud lähenemisega, mis ühendab meie usu ja elu praktika aastatuhandete kogemustega. Kõige olulisem mulle õpetati usaldust Jumala vastu. Ajastule omane ärevus paneb meid muretsema asjade üle, mida me ei saa kontrollida. Piibel aga kutsub meid usaldama ja andma oma mured üle Jumalale. See tähendab siirast palvet ja kõige kontrollimise vajadusest loobumist. Muidugi annab ka Jumala sõna ise meile kindlust ja lootust. Me hakkame maailma tajuma usu valguses. Ärevus ei ole siin usu puudumine, vaid osa inimese elust, mida Jumal võib kasutada ka meie kasvamiseks. Meie kannatused omandavad isegi ärevuse hetkedel sügava tähenduse. Sellistel aegadel võime ikka jälle endalt küsida, mida Jumal meile praegu õpetab? Kuidas võiksime temasse sügavamalt juurduda?
Usk ja vaikne palve ei ole lihtsalt enese, vaid Jumala leidmise viis. On suur vahe, kas me loeme hingates 4 ja siis välja hingates jälle 4 või hingame palves ja ütleme, Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta oma sulase peale. Ka siin võib sisse hingata ja välja hingata ja rahuneda. Oluline osa sisemise kindluse ja rahu leidmisel on muidugi ka tugi võrgustikul ja kristlaste jaoks on selleks kogudus, kus saame oma olukordi jagada usaldusväärsete kaaskristlastega. Samas ei tähenda abi otsimine ka psühholoogidelt ja meditsiinist siiski usupuudust. Abi on Jumala and ja Jumal võib abi anda ka terapeudi või arsti kaudu. Siingi ei ole tegemist pinnapealse häkkimisega, vaid olemasoleva abi lülitamisega elu laiemasse pilti. See pilt pakub meile sügavamat elutunnetust. Tunnetust, milles mõistame, et täiuslik elu ei seisne heas enesetundes, moes olevates eneseleidmise tehnikates, vaid elu terviklikkuse kogemises, selle mõtestamises, suhetes, eesmärkides ja väärtustes, mis kujunevad aastate jooksul, võib-olla võiks öelda isegi põlvkondade jooksul. Need kogemused ütlevad, et isegi raskused saavad olla osa meie vaimsest kasvust. Hea vaataja, elumeri on avar ja rikas, laine kõrge ja sügavus suur. Ometi ütleb raamatute raamat lõpuks ja merd ei olnud enam. On valguse linn, mis tuleb ülalt. Valgustagu meie ühist teekonda sinna linna, mitte mööduvad ärevuse hetked, vaid Jumala ligiolu. Soovin sulle usku, lootust ja armastust. Taas kohtumiseni.